Tere päevast, austatud kolleegid siin auditooriumis ja arvutite taga. Jätkame kõnelusi tsivilisatsiooni teemal. Täna ma tahan alustada teema, mis puudutab riiklust. Aga enne seda ma tahaks veel kord rääkida linnast, aga teisest aspektist kui siiamaani. Asi on selles, et riigil on kindlad tunnused. Ja riigil on pealinn. See, minu värisev hääl peaks näitama, et see on probleem. Kas riigil on pealinn või pealinnal on riik? Üldiselt ei ole riike ilma pealinnata. See on üldiselt, tegelikult on. Aga üldine reegel on see, et riigil peab olema pealinn. Mis asi on pealinn, on vähem selge. See on koht, kus on võim. Võimu tavaliselt on kahte tüüpi. Üks on ilmalik ja teine on siis sakraalne. Ja tavaliselt, kuid mitte alati, jällegi need asjad kattuvad. Pealinnas on valitseja ja pealinnas on siis kirikupea või ükskõik kuidas seda religioosset ühendust nimetatakse. Jällegi, värisev hääl näitab, et ma olen ebakindel, sest sõna religioosne on selline euroopa-tsentristlik. Ütleme, midagi sellist, mis seob linna ja riiki ja maad mingisuguse transcendentse algaga. Kusjuures see transcendentne ei pea olema seal kuskil taevas, see võib olla lihtsalt piiride taga. See on, mõned mudelid on väga huvitavad ja kummalised. Ma täna räägin põhiliselt vene teemadel, aga kui piirdun nendega, siis näiteks paljudel lahkusulised kunagi ei nimetanud ennast lahkusulisteks. Nad nimetasid ennast õigeusulisteks. Või siis olid seal teised variantid, malakaanid, skapetsed ja nii edasi. Nende vaimne keskus oli India. Aga mitte see India, mis on India poolsaarel, aga selline vaimu India. Tavaliselt see nimetati valgeks Indiaks. Ja seal elavad siis ja valitsevad just pühad mehed, keda nimetatakse rahmaanideks. Rahmaanid on selge, et see on India brahmaanidest, aga India brahmaane nad kindlasti oleks nimetanud pühadeks inimesteks, neid oleks nimetatud paganlasteks. Aga see valges Indias pühad mehed, rahmaanid, mõnes variandis nad on surematud ja nii edasi. Siuke nagu lollus. Aga perestroika ajal oli üsna populaarne selline pseudoteaduslik arusaam. Nad otsisid Šambalat seal Tiibetis ja seal on inimkonna ja kogu kaasarud ka Venemaa vaimne tuum. Enne seda möödunud sajandi alguses, siis 20-30 aastal Nikolai Röörich, Vene modernismi üks märkimisväärne, mitte juhtiv, aga märkimisväärne luuletaja, sulgudes mitte eriti hea kunstnik, päris hea, aga põhiline ta oli vaimne liider. Hiljem perestroika ajal selgus, et ta oli ka Nõukogude spioon seal Indias. Ja ka ta poeg Svetoslav Röörich oli ka. Aga ta oli selline vaimne juht.
ja Stalin arvas enda meelest nagu inimkonna, aga ennekõike Venemaa vaimne juht, aga see võimukeskus on seal kuskil Indias, Tiibetis. Nii, aga tuleme tagasi kuskile meie piiridesse. Vot pealinn. No selline levinud mudel on see, et riik tekib pealinna ümber. Nagu Ateena ümber, siis Rooma ja paljud teised. Aga pole suugi haruldane variant, kus pealinna tõstetakse kuskile teise kohta. Seoses, ma ei tea, mingisuguste kas poliitiliste või religioossete põhjustega. Näiteks Euroopa ajaloos võib-olla üks väga tähtis sündmus oli Rooma keisrivõimu ülekandmine Konstantinoopolisse, Konstantinis. Nii, miks ta on pealinn Konstantinoopolis? Sellepärast, et ta on ehitatud. Tegelikult ehitatud ka, aga põhiliselt sellepärast, et keiser läks sinna. Kus on keiser, seal on ka pealinn, peamine linn. Nii, aga kus on keiser, seal tekib ka vaimne võim. Ja Konstantinos võttis vastu ristiusku ja Konstantinoopoli patriarh oli, ta võttis vastu ristiusu, legaliseeris seda. Natuke see süžeet mütoloogilises peegelduses tuleb täna veel jutuks, aga jäi raskelt haigeks, siis talle, ma räägin legendist, mitte see, kuidas tegelikult oli, siis talle need paganlikud preestrid soovitasid tuua hästi palju lapsi ohvriks ja ta oli juba selleks valmiks, aga siis unes talle tuli pühad apostlid Peetrus ja Paulus ja ütlesid, et ära tee seda, võta vastu ristius. On muidugi ka teine lugu sellest Konstantinose ristiuse vastuvõtmist enne lahingut. Tal oli nagu olukord olnud hea, tal vaenas olid suuremad väed ja siis talle ilmus unes rist. Ja ladina keeles oli seal kirjutatud, selles märgiga võidad. Ja siis ta lasi kõikidel kilpidel joonistada riste ja võitis. Need legendid ei ole päris kooskõlas, aga legendidega ongi nii, et nad ei ole kooskõlas, aga see ei tähenda, et nad räägivad teisele vastu. Ühesõnaga võttis vastu see. Nii. Pealinna üleviimisest. Ma toon mõned näited. Ottomani impeerium. Need on need pealinnad. Siin on üks oluline aspekt. See on pealinna positsioon territooriumi suhtes. On kaks põhilist mudelit. Pealinn äärel, nagu Konstantinoopol, Istanbul, või ta on territooriumi keskel. Need mudelid on seotud kogu kultuuri, kogu ühiskonna orienteerimisele. Kas ta on orienteeritud kontaktidele või sõjalisele ekspansioonile
või kaubandusele või ta on orienteeritud isolatsionismile, ütleme seal, no kui siin Türgi puhul see rahvuslikule arengule ja nii edasi. Konstantinoopolis me näeme sellest, et Roomast läks sinna ääre peale ja sealt juba Türgi Ottomani impeerium, mis Ottomani impeerium kuulutas ennast Rooma impeeriumi järeltulijaks. Nii et see ei ole ainult territoorium, mida hõivati. No nii, no teine variant on Brasiilia. Pealinnad siin erinevad. See on Atlandi ookean, orienteerinud selle Portugalile, kolooniale. Aga siis tehti täiesti metsik projekt, miljardeid, sadade miljardeid sinna keset metsa, keset vihmametsa ja soid raiuti uus pealinn, Brasiilia pealinn, mille nimi on Brasiilia. No, siiamaani seal on väga suured ökoloogilised probleemid, sellepärast, et see on hästi ökoloogiline. Keset metsa, aga mitte seal, kus on rannik ja kus... Nii, umbes või siis Kasahstan. Jah. Almata, see oli, mis oli, see oli kõigepealt selline nagu tsaari ajal selline kindlus äärealal. Siis ta oli Kasahhi autonoomse sotsialistliku vabariigi, siis Kasahhi vabariigi pealinn, aga Nazarbajev tõi pealinna Asmalasse, Astanasse. No, vahepeal seda nimetati lühikest aega selle Nazarbajevi järgi, aga see nii, jällegi äärest keskele. No siin oli veel üks oluline aspekt. Kui vaatame Kasahstani, siis kasahhide peamine areaal on seal lõuna pool. Siin oli stepid. Kasahhid suurel määral karjakasvatajad ja nad karjatasid seal karjasid. Veel Nõukogude aja lõpus Solženitsõn kirjutas sellise essee, kuidas meil korda teha Venemaad, как нам обустроить Россию. No, Balti riigid las lähevad, seda enam ei saa. Ukrainat mitte mingil juhul ei tohi lasta, aga mis puudutab Kasahhi, siis neile jätavad see territoorium seal. Põhiline, seal ju Kasahhe praktiliselt ei ela. No, üldiselt see on tüüpiline, ma ütleks, vene šovinistlik või imperialistlik loog. Kui Kasahhe seal eriti ei ela, see järelikult peab kuuluma Venemaale, keda seal ka eriti ei ole, venelasi. Nii, no Nazarbajev, kes oli väga tundlik selle vene diskursus, ta tõi pealinna siia keskele. Et see on selline Kasahhi identiteedi kujunemiseks oluline, teie poolt, et ei ole siin mingit Venemaad, see on nagu meie riigi keskpunkt siin. Muuseas, Astana on päris hea
nimi pealinna jaoks, see tähendab pealinn. Nii, aga nüüd räägime ühest teisest pealinna üleviimi. 12. märtsil 1918 Venemaa pealinn oli salaja üle viidud Moskvasse. Täiesti salaja, kusjuures veel 12. märtsil seda viidi üle, 1. märtsil nagu bolševikudele kombeks, nad teatasid, et kuulujutud selle pealinna mahajätmise on täiesti asjatud ja vaenulik propaganda. Veelgi enam, ajutine valitsus, Kerenski, oli plaan seda pealinna või valitsust vähemalt üle viia Moskvasse ja siis bolševikud väga valjuhäälselt nimetasid seda rahvuslikuks reetmiseks, argpükseliseks ja nii edasi. Nii. Miks seda viidi üle? Siiamaani, ma vaatasin ka täna Wikipeedias, et põhjendati nõnda, et see on liiga äärealal ja siit tulevad vaenlased, sakslased, valged ja nii edasi, ohtlik koht. Sakslased, ma siia spetsiaalselt fikseerisin. Sakslased ei tule kusagile, sest nendega just lepiti rahu, mis oli väga valus, ütleme, kogu vene kultuuri jaoks, eriti selle rahvuslikult meelestatud. Ütleme, Anna Ahmatova kirjutas, «Ni s temi, jak to oddał zemlju na rasтерзание врагам». Mitte nendega ma olen, kes andis maad vaenlase, ütleme, meelevalda. Kes on vaenlased, sakslased, kes andsid maad vaenlasele, bolševikud. See. Niisiis, mitte sakslased. Mingisugust interventsiooni ohtu seal eriti ei olnud. Aga mida nad kartsid? Selge, mida nad kartsid. Nad kartsid revolutsiooni. Sest tekkis Peterburis kriis varustusega, kõigiga. Töölised, kes olid bolševikude põhiline jõud ja toetus, hakkasid streikima. Varsti tekkis niinimetatud, hiljem muidugi, aga ennekõike tööliste hulgas, niinimetatud Kroonulinna mäss. See on tüüpiline bolševikude historiograafia. Kroonulinna mäss oli tegelikult Peterburi mäss või Petrogradi mäss. Aga toetasid neid revolutsioonilist matrosid. Nii, Peterburi oli täis rahulolematu töölisi, siis igasugust deklasseeritud elemente, kes tulid pealinna näljahädas, aga põhiline oht oli desertööridest ja matrustest. Nimelt nendest, kes tegid oktoobrirevolutsiooni. Nad tegid oktoobrirevolutsiooni, mitte selle jaoks, et mingi punt võtab endale võimu. Aga nüüd võim on meie, aga mitte seal kuskil Smolny. Ja kiputi nende elu kallale. Siis Bonš-Brujevitš, Vladimir Bonš-Brujevitš, need oli 2 venda, pakkus, et viime Moskvasse. Bolševikud kõik ka ei olnud selline üksmeelne punt. Peterburi kommunistide liider Grigori Zinovjev
sai aru, et siis tema võim väheneb. Ja oli resoluutselt vastu. Moskva kommunistliku võimu juht Kamenev oli jälle selle poolt. No, te teate, 37. aastal nad olid mõlemad rahvavaenlased ja lasti maha. Aga nii, Zinovjev ja Kamenev. Bonš-Brujevitš pakkus, et viiks Moskvasse. Zinovjev oli kategooriliselt vastu. Ütles, kui juba ära viia, siis Nižni Novgorodi, sest seal ei olnud Kamenevi. No vot. Ja siis oli nagu kollektiivne otsus, aga otsustav oli see, et Lenin nõustus. See on pilt juba Moskvas. Bonš-Brujevitš ja Lenin vaatavad üle Kremli. Vot nii nägi Kreml välja. Siis, see on Kremli hoov. Nii, paar sõna pole Bonš-Brujevitšis. Ta elas 1955. aastani ja kordagi ei olnud represseeritud. See on haruldane asi, et kõik Lenini ümbruses olid ammu maha last. No eriti ohtlik oli need, kes tundsid noort Stalinit. See oli väga halb karjääri. Ja eriti Stalin ei armastanud, kui teda nimetati partei hüüdnimega Koba. No eesti keeles Koba on muidugi midagi. Aga jah, et siis need Buharin, need vana sõber Koba, no mis sa teed? No, enne kõik Artšenihidze, kes oli, tundis kõik Stalini revolutsioonilised kangelasteod, sulgudes terroriaktid ja vargused ja banditismi. Aga seda Stalin ei häbenud, tal oli veel mingisugused asjad, mida ta häbenes rohkem. Nii, Bonš-Brujevitš oli ütleme, kas Poola või Valgevene, üldiselt oli Poola aadlik. Ja Poola aadelkond, erinevalt Vene aadelkonnast, oli tihti väga hästi haritud. Ja Bonš-Brujevitš oli ka väga hästi haritud, ta oli ajaloolane, etnoloog ja no, miks säilis tema elu, ta poliitikasse ei kippunud. Sellest ta üsna palju tegi vähemusrahvaste kaitseks Venemaal. Märgime sulgudes. See, kui me räägime seal bolševikude vene šovinismist, siis siin on teatud ebatäpsus. Näiteks Lenin ei sallinud venelasi. Ja seda jagasid paljud revolutsionäärid. Seal oli väga palju rahvusvähemustest. No, tavaliselt tõstetakse esile juute, aga no, sama palju oli kaukaaslasi, armeenlasi, seal grusiine, lätlasi, eestlasi. No, eestlasi oli palju Peterburis. Üle 100 000 olid enamasti revolutsiooniliselt meelestud vähemalt tsaari võimu vastu. Aga lätlastel on üldse väga suur roll. Ja teised. No, miks on ka selge, et esiteks need olid tsaari ajal rohkem rõhutud kui venelased ja teiseks nad olid paremini haritud. Nii see, selles mõttes, et kui Bonš-Brujevitši tegevus rahvusvähemuste kaitseks ja muuseas religioossete vähemuste kaitseks oli, siin ei olnud mingisugust vastuolu riikliku poliitikaga.
no vot, aga tema ei tegelenud ideoloogiaga mitte kunagi, aga ta tegeles etnoloogiaga ja tema lõi mitu muuseumi. Ja üldse ta oli selline, tegeles majandusküsimustega selles bolševiku. Nii, aga tal oli vanem vend, kindral Mihhail Bonš-Brujevitš, tsaariaegne kindral, kes Vladimir elas 55. aastani, a Mihhail elas 56. Ta oli esimene tsaari kindral, mis läks üle punastele. Ja teda need hakati nimetada punastaks kindraliteks, aga see Mihhail oli esimene punane kindral. Niisiis idee ja mingisugune majanduslikud asjad olid Vladimirilt, aga logistikat korraldas Mihhail Bonš-Brujevitš. Niisiis salaja viidi 4 erineva rongiga Peterburist Moskvasse ja siis seal tekkis, kupeedel pidid olema kardinad ees, et keegi ei näeks, kes seal on. Sest et mitte üksnes Peterburis, aga üldse Venemaal olid tol ajal üsna meeleolud mitte soodsad bolševikudele. Ja põhiline oht ei tulnud paremalt, vaid vasakult poolt. Need olid esseerid ja anarhistid. Nii, igaks juhuks paarsõna esseerides. SR tähendab sotsialist-revolutsionäär. Need kommunistid tunnevad olid SD, sotsiaaldemokraadid. Nii, Vene kommunistliku partei nimi oli RSDRP, Venemaa sotsiaaldemokraatlik erakond. Nii, kes olid need SR-id? See oli suurim poliitiline erakond Venemaal. Nad pärinesid narodnikutelt. See oli kõige suurem selline demokraatlik liikumine Venemaal, millel olid mitu erinevat suunda, alates seal professoritest ja teoreetikutest, kuidas seal põllumajandust arendada ja lõpetades terroristidega. See narodne volja, rahva tahe ja need narodovoljcid korraldasid mitu terroriakti ja nendest kasvasid välja sotsialistid, revolutsionäärid, kellel oli ka 2, no tegelikult rohkem, aga 2 põhilist suunda. Selline parempoolsed, akadeemilised ja teoreetikud ja vasakpoolsed, relvastatud võitlejad ja need olid väga tihedalt seotud anarhistidega. Anarhistid kasvasid Venemaal ka välja narodnikutest. Põhilised teoreetikud olid Bakunin ja Kropotkin. Bakunin osales esimesel internatsionaali ja kui valiti töölisrahva juht ja kommunistliku liikumise juht, siis kandidaate oli 2. Marx ja Bakunin. Ja Bakunin sai palju rohkem hääli. Selle peale Marx ajas esimese internatsionaali laiali. Nii, no Bakunin oli selline romantiliselt destruktiivne tüüp. Ja erinevalt Marxist ta oli väga heast aadli perekonnast, väga jõukast ja tal oli mitu õde, ta oli noorem vend ja õõtsad teda poputasid ja temast kasvas selline kapriisne laps veel täiskasvanu.
Nii, kõigepealt tuleb kõik purustada ja siis vaatame. Ja see oli tema loosung, et purustamisvaim on loovvaim. Ja Vene Internatsionaali, see oli Internatsionaal oli selline laul, mis oli ka Nõukogude Venemaa hümn algusaastatel. Seal ongi sellised kogu maailma, kogu vägivalla maailma me lõhume, ütleme, maatasa ja siis me ehitame oma helge maailма. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы свой новый мир построим, кто был ничем, кто станет всем. Kes oli mitte keegi, see saab kõigiks. Ja, vot see selline anarhistlik unistus oli ka Nõukogude ideoloogia. Niisiis, ühelt poolt talupoegade revolutsionäärid ja nende ideoloogid olid eseerid, matrused olid enamasti anarhistid. Ja matrused tahtsid Lenini pead. Ja neid sellepärast olidki nad läksid salaja ja kustunud tuledega ja kardinad ees. Sellegi poolest ühes jaamas nende rong sai kokku revolutsiooniliste matruste, anarhistide rongiga. Aga selles Lenini rongis ei olnud ainult Lenin ja need kogu see seltskond, vaid olid Läti laskurid ja Läti laskurid. Ja Läti laskurid külmavõreliselt lasid maha kõik anarhistid. Läti laskurid veel kord päästsid Leninit, kui oli niimoodi eseeride mäss 6. juunil, see oli juba Moskvas. Nii, no vaat, ühesõnaga sai Moskvas. Ja see kogu informatsioon, mis oli rahvale antud, selline on nupuke pravdas, et kellele? Pariisile, Londonile, Sofiale, kõikide Nõukogude savdjapom, kõikide Nõukogude võimu esindustele, kõikidele. See on see aadress. Ja siis Vene Föderatiivse, vabandust, Nõukogude Föderatiivse Vabariigi rahvakomissariaat ja selle täitevkomitee, tööliste, sõdurite, talupoegade ja kasakute saabusid Moskvasse. Ja aadress on nüüd Moskva, Kreml, Sovnarkom. Kõik. See on kõik, mis rahval on vaja teada. Et see, need kõik valitsusasutused saabusid Moskvasse. Kirjutage kuhu. No ütleme, seal Tšehhovil on selline jutustus, kus poiss kirjutab kirja vanaisale ja aadress on na dеревню дедушке, külla vanaisale. Ja no, see on umbes, kirjutage Moskva Kremlisse. Nii, see on, võiks öelda, et selline erakorraline asi. Aga see on esimene kord Vene ajaloos, kui pealinnas salaja viidi üle. Nüüd natuke Moskvast. Veel enne, vabandust. Räägime Kiievi vürstist, suurvürstist Svetoslav Olgaitše, kes kirjutas oma emale Olgale. See on 10. sajand. 10. sajand enne kristlust. Ja? See on Svetoslav. Kuidas ta üle nägi, ma muidugi ei tea, aga rekonstrueeritakse teda kahte tüüpi. Ühedel piltidelt on pečenegide moodi ja teisel piltidelt on vikingide moodi. No, muidugi ta
oli vikingu verd, ta oli Rüriki järglane, üsna lähedal. Nii, mis ta kirjutab? No vot, nagu ei taha ma siin Kiievis istuda. Ei tahagi. Aga tahan valitseda vot siin Breslavis Donaval. No, Breslav, miks? Et sinna tulevad kõik annid, Kreekamaalt kuld, ka erinevad kaupad, vein, Tšehhi ja Ungrimaalt hõbe ja hobused, Venemaalt Russilt, vaik, mesi ja orjad. On selge, et ta ei identifitseeri ennast selle rahvaga, kes seal elab. No kes ta oli? No. Selline tüüpiline vikingu ideoloogia. Sel ajal vikingid üle terve Euroopa moodustasid erinevaid kolooniaid. Ja? No vikingidel oli erinevad nimed, kes tulid Norrast, need olid normaanid enamasti. Norrast ja Taanis on normaal. Prantsusmaal, praegus Prantsusmaal on Normandia, aga mööda Seinijõgi nad käisid rüüstamas ka Pariisi. Normandiast nad vallutasid Inglismaa. Siis olid ümber Euroopa erinevad kohad, kus nad käisid rüüstamas ja olid mõningad sellised linnad, kus nad olid. Siis asutasid Islandi, Gröönimaad, mis tol ajal oli roheline maa, tervitus kliima soojenemisele, kus jälle Gröönimaa on. Ja Põhja-Ameerika nimetus oli Vinland, nagu viinamarjade maa, mis Põhja-Ameerika, seal, kus praegu on igavene jää veel. Nii, aga meid huvitab siin Vahemeres, kes on käinud Sitsiilias, mäletab Palermos normandide paleed. Ja see oli, Sitsiilia oli üsna kaks generatsiooni vallutajad ja Sitsiilia oli Euroopa kõige arenum paik tol ajal. No muidugi seoses sidemetega Büzantsiga, aga nii. Ja siis nad tulid ka Mustale merele. Mis aga puudutab Kiievi, siis need olid enamasti Rootsi poolt tulnud vikingud. Ja see oli tee, mida nimetati varjagidest, vene allikates, varjagidest kreeklastesse. Mööda Dnepri jõge, aga algas seal kuskil Narva kantis see teekond. Nii, ja see on siis see vikingute Russi riik. No ja selles mõttes on loogiline, et ta läheb edasi. Aga siin on üks huvitav aspekt. Ta tahab luua. Niisiis, see on enam-vähem tema maa. Piirid ei ole päris selged. Siin on Kiiev, tal on siin igav istuda ja ta tahab luua endale pealinna väljaspool oma riigi piire. Selleks, et siin saaks tema riigi keskpunkt. No, selline üsna tüüpiline vikingu või vallutaja mõttelaad. Nii, see on siis Russ 12. sajandil. Ma spetsiaalselt nüüd võtsin vene allikad, kus me näeme, et need on erinevad vürstiriigid. Ja põhiline on siin Kiiev. No, tegelikult nad siia panid ka Moskva, ehkki tol ajal on Moskvat seal ei olnud.
aga igaks juhuks on pandud, aga Moskva ei olnud mitte midagi. Oli nagu 2 põhilist keskust, Kiiev ja Novgorod. Ja te näete selle territooriumi, kusjuures Novgorodi territoorium ei ole üldse piiratud. Ja käis vallutamas ka siin Eesti territooriumil. No, vürst Jaroslav käis Tartut põletamas. Nii. Need vürstiriigid ei olnud võrdsed, aga nende tähtsus sõltus sellest, kes on seal valitseja. Ma olen nüüd oma teises loengusarjas seda näitanud. See on Kiievi Russis oli nii nimetatud rotasüsteem. No rotasüsteem ei olnud ainult viikingatel, see oli ka tol ajal mõnes Euroopa riigis, kuni viimase ajani see oli Saudi Araabias. Et pärib mitte, ütleme, ma olen suurvõrst, pärivad mitte minu lapsed, aga minu vennad. Ma olen vanem vend, siis järgmine vend ja ühesõnaga suguvõsa alati vanem esindaja. Nii, no üldiselt, kui me räägime nendest Rürikovitšest, siis siin olid ka teatud ebamugavust, et tekkisid igasugused segadused. Aga kuna nad kõik surid võrdlemisi noorena, enamasti vägivaldselt surma, siis see ei olnud, see ei viinud riikidest või valitsemissüsteemi stagneerimisel. Aga kui me võtame Saudi Araabiat, siis see, kus on kõigil üsna kõrge eluiga, siis see on garanteeritud, et selline geront marasmaatik valitseb. See oli kuni päris viimase ajani. Praegune kuningas määras enda pärijad, kusjuures mitte vanema poega, aga lihtsalt valis. Kas ta on mis ta oli, kõige armastusum ja kõige paremini haritum mõrtsukas. No, võrdlemisi kindlalt või öelda, et see ajakirjaniku Khashoggi tapeti tema käsul. Nii, aga sinnamaani oli selline rotasüsteem. Sama oli Jordaanias, aga möödunud kuningas Hussein muutis ka süsteemi. Pärija pidi olema tema noorem vend, aga ta päris oma pojale. No nii, niisiis, kus need nooremad vennad istuvad? Istuvad kindlates kohtades. Seda nimetati, et istub seal troonil. Ja vastavalt sellele, mis koht tal on selles rotasüsteemis, oli ka linnal see koht. Ja siis seda kaardi ma pärast näitan. Ma mõtlen näiteks vürst Roman Mstislavitš. Ta oli Novgorodi vürst, siis Volõni vürst, siis Galitsia vürst, siis Galitsia-Volõni vürst ja siis lõpuks Kiievi suurvürst. Nii, paar sõna ortograafiast. Ma ei saa Eesti ortograafiast üldse pihta. Millalgi, eriti kui jutt on seal, ütleme, Ukraina nimedest. Kõikide tendentside järgi see peaks olema Halitseja. Kirjutatakse nii, kuidas Eesti ortograafia ütleb, pooltes juhtumist seda kirjutatakse H-ga, pooltes G-ga. No üldiselt nii, et kui on enne juba Galitsia kirjutatud, siis seda ei muudeta.
Aga no enne oli Kišiņov, aga mis metsik nimetus tal praegu on. Nii, igatahes see on võetud mul Vikipeediast need. Et kui tema positsioon, vürsti positsioon muutub selles rootasüsteemis, ta läheb uute kohta ja siis lõpuks Kiievi suurvürst. Miks ma võtsin seda Galitsa siia? Sellepärast, et tema oli esimene, keda nimetati kogu Russi, vsia Russi, samadержец, isevalitseja. Ehkki seda nimetas tema kohalik kroonika, mitte Kiievi kroonika. Aga samas Ipatjevi kroonikas on ka ta nimetatud Suurrussiks ja kogu Venemaa, siin peaks olema Venemaa 2 sõna, kogu Venemaa valitseja. Nii, vot nüüd vaatame seda kaarti. See on Galitsa-Volõni vürstiriik. Te näete selle suurust. Mis siin on? Vastavalt Vene ja Nõukogude historiograafiaga, kui 1222. aastal Tšinghišhani väed rüüstasid Kiievit, siis see keskvõim läks Moskvasse. Niisiis, sealt tuleb see kuldne ord ja siis, kuhu nad läheb see võim Kiievist Moskvasse. No nagu kaardi peal ei ole eriti loogiline. Kui oleks loogiline, kui tulevad idas, siis lähevad läände. Ja nii oligi. Kuhu ta läks läände? Siin on kaks aspekti. Esiteks on see, et enne Tšinghišhani Kiievit oli 2 korda rüüstanud juba omad. Erinevad. No, kõik lähedased sugulased. Vennad, seal vennapoed ja nii edasi. Kõik rüürikaviid. 2 korda Kiievit vallutati, sellepärast, et selline rikas linn. Aga oli ka, kui me räägime siin 14. sajandil, oli nagu 2 põhilist võimukeskust. Suugi mitte Moskva. Üks oli Galitsa ja teine oli Leedu suur vürstiriik, kusjuures selle, piirid on kõik teatud mõttes suvalised, aga Vilnius, Minsk, Kiiev, Smolensk kuulus sinna. Ja kui eriti kui tekkis Leedu-Poola unia, siis see oli suurim riik Euroopas. Nagu Poola šovinistid ütlevad, merest mereni. Ja. No, see on tsitaat nagu juudi šovinistidest merest mereni. Suur Iisrael merest mereni. Nii, aga vot, suur Poola merest mereni. Nagu küsimus, miks Moskva? Kui Moskva ei olnud midagi. Esiteks väike linnake, teiseks keset soid. No, ma rääkisin ühes möödunud laagus, et miks geograafiliselt seda. Just nimelt sellepärast, et sinna on väga raske pääseda ja veel raiuti kilomeetrite kaupa metsa, langetati metsa niimoodi kroonidega sinna poole, et ratsaväel ei oleks mingit võimalust sinna pääseda.
nii, aga kui ta juba läks Moskvasse, siis oli vaja seda põhjendada. No. Pealegi, ta seal Galiitsias oli juba Moskva oli juba Vene suurriik ja Roman Mstislavitš oli nimetatud kogu Venemaa valitsejaks. Nii, ja see on üks huvitav süžee. See on legend. Nagu ajaloolised allikad eriti seda, et Roman Mstislavitš võimas suurvürst, temale tuleb paavsti prelaat ja pakub tahad saada kuningaks, võta Rooma usu vastu. Mitte mingil juhul. Jah? No muidugi see on 19. sajandi pilt. Jah? Aga Danilo Romanovitš oli kavalam. Et krooni võtan küll vastu, aga usku ei vaheta. No siis paavsti prelaat ütles, mis siis ikka. Ja nii, tema sai Danilo Romanovitš juba Lääne-Euroopa, kes on nimetatud Rex Rutenorum, ruteenide kuningas. Nii. Nii, et siin on venelaste kuningas, aga siin mitte midagi. Moskva. Ja, kuidas siis põhjendada, et nimelt Moskva? Jah, vot see on see Danilo Romanovitš. Ta oli Galiitsia vürst, siis Volinimis, Kiievi ja alates 53. aastast ta oli esimene õigeusu kuningas. Esimene ainuke õigeusu kuningas. See on tema mälestussammas Lvivis. Danilo Romanovitš, Daniel Rutenorum Rex. Nii, enne kui räägime Moskvast, vaatame korraks neid pilte. See on Konstantinoopolis ja universumi patriarh Bartolomeus, a see on Moskva patriarh Kirill. No, kohe näha, kes on suurem ülemus ja paremini karjäärid. Aga meid praegu ma tahaks keskenduda nendele peakatele. Ennekõike värvile. Siin meil tuleb juttu teksti, lugu valgest klabukist. No, klabuk, eesti keeles ei ole sellist sõna. See on tulnud sõnast kalpak. Ehk türklaste müts. No, huvitav, et inglise keeles seda nimetatakse, seda klabuki millegi pärast nimetatakse kapuutsiks. No, see on nagu mõlemad, seal all on kalpak, peal on kapuuts. Nii. Miks mustad, teisel valged? Siin on lugu valgest klabukist. Enne seda õigeusu vaimulikust. No, üldiselt seda võiks jutumärgis valge ja must, see ei ole ametlik nimetus. Valge on see, kes töötab ilmas. Need on preestrid, diakonid, no seal veel väiksemad. No üldiselt sakramendiga on seotud preesterlus, diakon
Vot õigeusus on natuke keerulisem. Ta nagu on vaimulik ja ei ole. Igal juhul ta ei saa sakramente läbi viia. No, õigeusus jaotakse nagu 3 kategoorias. Esimene, teine, kolmas. Preester on esimene. Diakon on esimene, preester teine ja piiskop 3. Kõige kõrgem. Must vaimulik on munk. Temast võib saada ka preester, siis ta on nimetatud munkpreestriks, aga piiskop on kindlasti, piiskop ja metropoliit on kindlasti mungad. No ütleme seal, kui vaadata teiste keeltes, siis valget vaimulikonda nimetatakse abielus vaimulik. Mis ei ole päris korrektne, sest ütleme, nad võivad abielluda. Aga preestri puhul on oluline 2 asja, 2 võimalust. Ta kas abiellub või võtab selle tselibaati taotluse. Siin oli probleem 17. sajandil. Mis teha leskpreestritega? Kui preester peab olema abielus või tal peab olema see tselibaat, siis kuidas on lesega? Ja oli selline aeg, kui neid visati preestritest seisundist välja, sest ta ei ole abielus ja ta kindlasti ei ole neitselik. Hiljem seda nii. Must vaimulikond on nimetatud niimoodi, sellepärast on mustad rüüd. Musta värvi. Aga nüüd võt küsimus, miks temal on valge klabu. Siin on veel selline huvitav süžee, et sellest vene õigeusu mitte teoloogias, aga ütleme sellises ideoloogias on tehtud no ütleme selline väga oluline sümbol, et ainult vene õigeusklikud piiskopitel ja metropoliitidel ja patriarhil võib olla see valge klabuk. Aga tegelikult ei ole. Eesti Konstantinoopolis metropoliit Stefanos, tal on ka valge. Ja Ukraina patriarhil ka valge. Ja siis Moskva patriarhias oli spetsiaalne selline kiri, et neil ei ole õigust kanda valget. Et ainult Moskvas. Ja nüüd see lugu valgest klabukist. No võiks arvata, et jutt käib selle klabuki värvist. Aga tegelikult jutt käib sellest, et Moskval on õigus olla Konstantinoopolis järglane. Siin see on aeg, kus hakkab tekkima kontseptsioon, et Moskva on 3. Rooma. Nii. Novgorodi peapiiskop Gennadi saatis Kreeka tõlkija. Siin on huvitav, et see tõlkija on tema perekonna nimeks pandud. Või teine nimi tal oli Mitka Väike. Seda saatis Väike, ta saatis teda Rooma. Ja nüüd see Mitka Väike kirjutab selle Gennadile, et ta käis Roomas. Mis ta käis Roomas? Mängime sulges. Aeg-ajalt Eesti värsked katoliiklased käivad Roomas lootes Vatikani arhiivides leida salajast informatsiooni selle Eesti varase katoliikluse kohta. Märgime sulgudes, enamasti nad ei oska ladina keelt. Nad loodavad, et seal kohe eesti keeles on. Ma ei räägi juba sellest, et Vello Sala on aastakümneid sealt Eesti asju otsinud. Niisiis,
Sama lugu see Mitka läheb Rooma otsima salajast infi. Ja kuidas kõige parem otsida, ta andis altkäemaksu. No, rikkalikku kingitust. Kellegile selle Rooma, no nimetaks Rooma arhiivi töötele, kelle nimi on Gennadi jällegi. Okei. Vabandust, Jakob. Ja seal ta leidis Konstantinuse kingituse. See on, te teate, mis on kingitus, see oli vara keskajal võltsitud tekst, mille järgi Konstantinos Suur enne surma pärandas kogu Lääne-Rooma impeeriumi paavstile. Ja, no siin on sisulised probleemid, muuseas see on, seal on sisulised probleemid, esiteks keiser ei saaks seda kinkida, teiseks paavst oleks saanud seda vastu võtta. No, pealegi seal olid veel igasugused teoloogilised, poliitilised ja sisulised probleemid, aga stiililiselt. Ja väljapaistev humanist Lorenzo Valla oli paljastanud seda. Ja see Lorenzo Valla traktaat on nüüd eesti keeles ilmunud. Nii, aga see väike Mitka ei lugenud Lorenzo Vallat ja leidis arhiivist nimelt seda Konstantinose kingitust. Konstantinos see oli nii, et Konstantinos jäi haigeks, sellest ma rääkisin, siis ta võttis vastu ristiusu, paavst Silvestri, ei olnud sellist paavsti siis, aga nii, pärast seda talle ilmusid veel kord apostlid Peetrus ja Paulus ja nad näitasid talle seda vormi, mille järgi peaks olema see kalpak või klabuk tehtud. Ja keiser laseb seda õmmelda ja paneb siis Silvestrile pähe. Aga no, siis Silvester on püha paavst, aga siis need Rooma paavstid ja selle Silvestri järglased kuidagi ei olnud enam nii vagad ja ei austanud seda klabuki. Nii et kui te arvate, et see kiriku lõhe toimus mingisugustel religioossetel, poliitilistel ja muudel põhjustel, siis ei, nad ei kandnud enam valget klabuki. Ja siis arvati, et saadame tagasi Konstantinoopolisse, aga siis tuli mingisugune helendav noormees ja ütles, et saata Suur Novgorodi. Ja sellest ajast peale on Novgorodi peapiiskopitel valge klabuk. Nii, Novgorodi. Aga siis seda laiendati, see ei ole enam sellest loost, aga selle loo alusel laiendati seda kõikidel Venemaa peapiiskopitel, mitropoliitidel see valge klabuk. Ja näete, siiamaani kannab. Nii. Mul ei ole hästi aega, aga see lugu valgest klabukist meenutab veel ulmelisema loo Novgorodi peapiiskopi Johannesest, kes sai oma erilise võimu, eriliseid andeid mitte paganlikust kuningast, aga otse Jeruusalemmast ja Kristuse haual. Asi oli nii, et see Johannes oli, peapiiskop Johannes oli askeet, aga kuna ta oli nii püha inimene, siis kurat teda käis öösiti kiusamas. No, kuidas ta kiusas seal selles selles kastikeses, kus oli vesi, millega piiskop pesi käsi, siis ta seal midagi seal loksutas ja segas tal palvetada. Mida tegi siis peapiiskop, ta pani selle kasti kinni. Ja siis kurat seal ütle, lase välja, teen sulle ükskõik mida. Küll ütles
peapiiskop, aga siis sõidata mind Jeruusalemma selle püha haua juurde. No kurat võttis siis selle ratsu kuju ja ratsutas üle taeva ka Jeruusalemma selle püha haua kiriku juurde. Siis Johannes ütles, seisa siin ja oota. Aga no, te teate, et selle kiriku väravad on suletud öösiti ja võtmed hoiavad 2 moslemi perekonda. Kristliku kõige tähtsama selle pühamaa hoiavad 2 moslemi perekonda, sest kristlased ei usalda teineteist seal. Seal on kreeklased, armeenlased, põhiliselt kreeklased ja armeenlased seal, aga seal on ka katoliiklased ja veel igasugused kirikud ja nende vahel on suhted ei ole, aga parem usaldame moslemid. Ja sajandeid hoiab see perekond, vist isegi 2 perekonda, 2 moslemi perekonda hoiavad need võtmed. Nii, aga siis kui ütleme nagu Aladin ja see võlulamp, siis ütles, et värav avanes, ta läks, palvetas ära, sai seal igasugused vaimuandid, tuli ja ratsutas tagasi Novgorodi. Kurat ütles, kuule, selline lugu, et ma täitsin su palvet, aga nüüd sa pead täitma 2 asja. Sa ei tohi kellelegi rääkida, et see on õudselt häbi asi mulle sind ratsutada sinna kristliku pühamusse. Sa ei tohi sellest mitte kellelegi rääkida. Nii, ja aga kogemata jutluses Johannes läheb. Ja siis kurat maksis talle kätte. Esitas hakkasid kahtlased sellest munkakongist hääled kostma, siis leiti seal naiste riietused ja siis hommikul jooksis sealt lõbunaine sellest välja. Novgorodlased olid hämmingus, et kuidas see püha isa nii käit. Ja siis teie vähe usada. Mis lõbunaine? See on ju kurat. Tema maksis mulle kätte ja siis ta rääkis selle lugu ja siis nad uskusid. Ja, see on selline narratoloogia, kus tuleb alustada. Kas sellest, et see kurat kiusas ja siis nad läksid sinna Jeruusalemma või sellest, et kõigepealt jooksis lõbunaine välja ja siis ta rääkis sellist lugu. Ja, igal juhul see on pühaku geograafias, püha elu, see lugu, see ei ole lihtsalt selline muinasjutt. Nii, veel lugu Babyloonia kuningriigist, ka samal ajal, kus, mis on idee, et Moskva on põhiline pealinn. Algab sellega, et Babyloni kuningriik, mis on kõige võimsam kuningriik, imekombel laguneb, kusjuures see ei ole piibli lugu, et see mitte pattude pärast, aga lihtsalt seal elavad väga kurjad metsloomad ja ümber linna on nagu poamadu kägistab. Büzantsi keiser Leo saadab saadikud Babyloni, et saada sealt pühamärki, ujumärki. Nii, saadikud seda leiavad, viivad see keisrile ja seal on igasugust vaheldab ja lõpuks see saadab keiser seda Kiievi vürstile Vladimir Monomahile. Et see on võetud Babylonist. Nii. See on see Monomahi münts
mis oli tseremoniaalne kroon kõikidel Vene tsaaridel. No, ma olen sellest rääkinud oma teises sarjas, et seal sees on millegipärast araabiakeelne palve ja on seegi, et seda kinkis mitte Vladimir Monomahile, Rooma keiser, vaid tatarlaste haan Usbek. Nii et vot see on kalpak tegelikult. Ja? Nii. Ja siis järgmine tekst on lugu Vladimiri vürstidest. See on selline huvitav asi, et no, kes on Rüürik? Mingi metslane. Aga kes on need Büzantsi keisrid? No. Aga selgus, et nad on sugulased. Ja neil oli mingisugune tegelane Pruss, kes oli nii Augustuse kui Rüüriki sugulane. Ja sellepärast Vene tsaarid on Rooma keisrite järglased. Ja Ivan IV, kui see kroonimise ajal, ta lähtus sellest. Ja kirjavahetus, skandaalses kirjavahetus Rootsi kuningaga Erik XIV. Ivan Vassiljevitš, Ivan IV. Enne seda hooples, et tal on õigus nagu Rootsi kuningriigile, sest ta on Rüüriki verd. Aga siin see Rüürik unustad ära, mina olen Augustuse verd. Sina oled seal Skandinaavias, ei tea kust tulnud, aga mina olen Augustuse verd. Tema oli esimene, kes oli kroonitud tsaarina. Kroonitud tsaarina. Tegelikult tema isa juba Vassili III oli nimetatud tsaariks. Aga ta ei olnud, ta oli Moskva suurvürst, keda nimetati tsaariks. Aga Ivan IV oli esimene tsaar, keda kroonitigi tsaariks. Ja siis see põhiline tekst on see Moskva on kolmas Rooma. Ja siin see ideoloogia kujunes oma täiuslikul, see vanaka filofei, tähendab starits oli üks vene munkluse vorm. Et meie issanda tsaaririik on prohvetlike raamatute järgi Rooma keisririik. Missugused prohvetid? Ta pidas silmas prohvet Danieli raamatu. Vot kui seal lugu Babyloni kuningriigis, siis keiser, Rooma keiser saatis saadikud otsima neid noorukite hauda, kellest jutt oli Danieli raamatust. Nii. Nii on prohvetite raamatute järgi Rooma keisririik. Mis prohvetite raamatud? Vot need, millest ma nimetasin, see lugu Babyloni kuningriigist ja lugu Valgest klabukist. Ja siin kolmas on see lugu Vladimiri vürstidest. Vot need on need pühad raamatud, millele mis oli aluseks selle Rooma, Moskva kui kolmanda Rooma kontseptsiooni. Esimene Rooma langes. Miks esimene Rooma langes? Sellepärast, et oli paavstiriik, teine
Rooma langes sellepärast, et seal ka see õigeusu põhimõtted kuidagi unustati, aga 3. seisab ja 4. ei tule. Ja siis aga 3. seisab, õitseb ja suureneb. Ja nii see prohvetlus läks täide. No, siin on ka sellised visuaalsed märgid. See on paleoloogide vapp, see Büzantsi, see oli eeskujuks Vene tsaaririigi vapiks. Aga mul on natuke aega veel. Nii, need on siis Venemaa jällegi. Venemaa peab olema 2 eraldi sõna. Venemaa pealinnad. Mitteametlikud. Novgorod, siis kui Rüürik, Sineos ja Truor tulid seal Skandinaaviast, esimene linn, kus nad peatasid, oli Novgorod. Siis Kiiev. Kiievist, see on Vene ametlik historiograafia, siin Galitsat ei leia. Siis Vladimirist, sest mingit Moskva vürstiriiki ei olnud veel. Moskva oli Vladimiri. Siis need lugu Vladimiri vürstidest. Ja siis seal tõusis Moskva. Ja siis lühikest aega, 16. sajandi teisel poolel, oli 2 pealinna. Jah, võib-olla selle koha peal ma täna lõpetan ja sellest põnevast ajast räägime juba järgmine kord.